Nagu juba välja on kuulutatud, täna siis jagab meile abjadiakon Mirjam Järve, kes jagab siis teemal pühavaimu annid. Ja ma usun, et kõik olete valmis kuulama. Nii et tervitame Mirjamit sooja aplausiga. Nii et Mirjam, ole lahke. Tahtsin kõik alguses öelda, et olen Mirjam ja abjast ja kõik öeldi ära. Aga mis seal ikka, aeg jookseb ja aega on vähe, hakkame aga siis kohe minema. Paar aastat tagasi hakkas see teema vaimuannid mind kuidagi eriliselt kõnetama ja kuna mul väga nagu materjali ja teavet selle kohta ei olnud, siis ma palusin, et püha vaim mind juhataks, et vajalike inimeste juurde või vajalike materjalide juurde, et siis ennast harida sel teemal. Ja pühavaim juhatas mind siis 3 mehe juurde, meheni siis YouTube'i kaudu. Ja need 3 meest on Lester Sumrall, kes on meie hulgast lahkunud ja ta on ka muideks Eestis käinud paar korda. Siis on mees nimega Carrie Blake ja mees nimega Andrew Womack. Ja siis saigi selline meeskond, Piibel, pühavaim, Lester Sumrall, Carrie Blake, Andrew Womack ja Mirjam. Ja sellise pundiga siis hakkasime minema. Ja hakkasin ennast harima selles valdkonnas ja seda, mida ma siis ise õppisin, hakkasin ma koguduses jagama. Ja sellest siis kujunes välja selline vahva seeria, mis kestis 11 nädalat. Ja ma püüan siis seda kuidagi nüüd kokku pakkida täna siis 9 tunniks. Ja kõigepealt loen siis teile ette 1. Korintuse 12. Ma põhinengi siis sellele kirjakohale, kuigi sellest kirja või vaimuandidest räägib Piibel veel. Aga 1. Korintuse 12 ja alustan 1. salmist ja lõpetan 11. salmiga. Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse. Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle neetud olgu Jeesus ning ükski ei suuda öelda Jeesus on issand muidu kui pühas vaimus. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sellesama vaimu poolt. Ühele uskuses samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eri osa nõnda, nagu tema tahab. Ja kui minna tagasi kohe selle 1. salmi juurde, kus Paulus ütleb, et vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse, siis see teadmatus on siin selline negatiivne sõna ja see tähendab mitte teadma, mitte mõistma, informatsiooni puudumine, arukuse puudumine, asjatundmatus, võhiklikkus, harimatus. Ja nüüd, et mitte olla siis harimatu, võhik ja kõik see, mis ma siin ette lugesin, selleks on siis vaja teemat uurida, õppida ja seda me proovimegi siis teiega koos teha ja uskuge mind, ma tahan anda oma parimat, et sulle õnnistuseks olla. Ja kui lugedes nüüd seda, mida Paulus siin kirjutab, siis me näeme, et kogudusele on antud tööriistad. Head tööriistad. Aga kui ma kõikide eest ei oska rääkida, aga kui ma näiteks mõtlen enda koguduse seisukohalt, siis need head tööriistad nagu ei leia eriti kasutust või kasutatakse vähe. Ja võib öelda siis, et need tööriistad on olemas, aga nad on alles riiulis pakendis. Ja me lugesime ka siit kirjalõigust, räägiti vaimuannist, räägiti armuannist ja vaimuand on siis mitte lihalik, taevalik, jumalikult üleloomulik. Ja armuand on jumalik tasuta and. Annid tulevad püha vaimu käest ja Piibel ütleb, et antakse vaimu kaudu, eks ole. Ja vaimuannid antakse ainult usklikele, sest 1. salmis me loeme siin vennad. Annid on üleloomulikud ja neid ei saa mõistuse ega emotsioonidega esile kutsuda, and ei saa ka töökuse ja tubliduse ja pühaduse pärast. Rõhk ongi sõnal and.
mis tuleb siis esile püha vaimu väe ja tarkusega ja annid on kogu Kristuse ihu jaoks, mis ei tõesta vaimulikkust või pühendumust. Me võime siin näiteks tuua Korintuse koguduse, keda Paulus nimetab mitmeid kordi lihalikeks, väetiteks, lasteks, aga samas on see kogudus, kus vaimuannid kõige rohkem avaldusid, oli vaimuandide ilminguid. Nii et see tähendab, et ei pea ootama, millal sa saad piisavalt vaimulikuks, et sinus vaimuannid avalduksid. Ja annid ei ole ka selle eest preemia, et sa oled tubli kristlane. Sest Salm 7 siin ütles, et igaühele antakse. Ei ole mingisugust eelistust juures. Igal ühele antakse, aga ühiseks kasuks. Ja see ei toimi ka nii, et püha vaimud toimivad nendel, kes siin ees seisavad või kuidagi moodi juhivad. Siit edasi lugedes 12, 13 ja 14 peatükke, kui sa loed, siis Paulus ka räägib, et kogudus on kui ihu. Ja ihu ei ole ainult pea, eks ole. Ihu on kõik liikmed, igal ühele antakse midagi. Pea ei toimi ihus üksinda. Võiksime panna nüüd ühe slaidi, kus on meil siin tööriistad riiulis, et me näeksime, milline seis meil koguduses on. Palju kergem ja efektiivsem on töötada, kui meil on head tööriistad. Köögis näiteks mina kasutan vispli asemel miksrit. Püreesuppi teen saumiksriga, mitte kahvliga. Salateid teen köögikombainiga. Kui Kuldar kruvi laseb, siis ta toob oma Makita välja. Ei ole kruvikeerajaga. Ja ma olen raamatupidaja ja ma kasutan ka head raamatupidamisprogrammi, aga ma mäletan, et kui ma koolis käisin, õppisin alles raamatupidamist, siis oli veel selline ajastu, kus poest sai osta paberil pearaamatut ja siis raamatupidajad kõik lõikasid kääridega ja joonisid joonlauaga ja siis kalkulaatoriga sai toksitud teebeteid ja kreedeteid kokku. Aga nüüd, kui mul on hea raamatupidamisprogramm, on mul töö palju efektiivsem, ma olen kiirem, ma teen vähem vigu. Nii et koguduses samamoodi me ei peaks nii-öelda kruvikeeraja ja kalkulaatori tasemele jääma, kui meil on tegelikult juba olemas vaimuannid. Vaimuannid on siis meie vaimulikud tööriistad. Paneme järgmise slaidi ja see on ka, rohkem slaide meil ei ole, nii et Marika saab puhata. Sakarja 4.6 ütleb, see ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb issand. Mitte väe, see on inimlik tegevus, mitte võimu, inimeste organisatsiooni, võimuorganid, aga püha vaimu läbi. Ja Lester Sumrall oli nüüd see mees, kes ütles sellise lause, et suurim kasutamata vägi ei ole taevas ega tuumaenergias. Suurim kasutamata vägi, jõud ja tugevus on kirikus. Et parimad tööriistad on olemas, aga nad on riiulis või kasutamata või kasutatakse vähe. Ja Andrew Womack ütleb näiteks, et üks suurimatest põhjustest, miks Kristuse ihu ei ole avaldanud suuremat mõju meie praeguses põlvkonnas, on see, et me ei toimi püha vaimu andides. Ja kogudustena ei ole me kutsutud lihtsalt õpetama inimesi moraalselt hästi käituma, vaid me oleme ka kutsutud tegutsema vaimuandidega. Kogudus on kutsutud tegutsema Jumala väes, üleloomulikul tasemel. Muidu me oleme nagu üks tavaline organisatsioon. Ja Lester Sumrall ütles veel väga huvitavalt, et Jeesuse Kristuse kogudus on magav hiiglane. Nüüd on mul pakkuda siis see variant, et ma toon teile kõikide nende 9 anni definitsioonid. Ma toon näiteid Vanast testamendist, Uuest testamendist, praegusest ajast ja ka isiklikust elust. Ja esimese siis ma võtangi tarkuse sõna. Tarkuse sõna on siis prohvetlikult tuleviku kuulutamine Jumala võidmise all. Ja see on suunatud tulevikku. Ja kui sa mõtled, et prohvetlik kuulutamine, kas ma nüüd siin midagi sassi ei aja. Et mis tarkuse sõna ja prohvetlik kuulutamine, aga kuula mind ilusti lõpuni, äkki me saame siis kõik ilusti nõusse. Aga tarkuse sõna, prohvetlikult tuleviku kuulutamine Jumala võidmise all, mis on suunatud tulevikku. Näiteks Noal oli tarkuse sõna Jumalalt, et ta peab tulevikuks valmistuma. Daniel teadis, mis tulevikus juhtuma hakkab kuningate ja impeeriumiga.
aega. Joosep teadis, mis Egiptuses juhtuma hakkab, eks ole, seal oli see 7 viljakat aastat, 7 nälja-aastat. Jesaja teadis, et Messias tuleb. Uues testamendis Jeesus rääkis templi hävitamisest, suurest viletsusest, mis tuleb kogudusele enne tema tulekut maailma lõppu. Jeesus ütles Peetrusele, enne kui kukk kireb, salgad sa mind 3 korda. Peetrus kirjeldab oma teises kirjas, et maa hävib tulega, tuleb uus taevas, uus maa. Johannes nägi ilmutust, mida me loeme nüüd ilmutuse raamatuna. Paulus kirjeldab esimeses Timoteuse kirjas, ma loodan, et ma ütlesin nüüd grammatiliselt õigesti, sest Allan Kroll viitas eile hästi, et 3. Johannes, et ei ole 3 Johannest. Aga Pauluse esimene kiri Timoteusele ja teine kiri Thessaloniklastele, seal ta kirjutab, mis tulevastel aegadel juhtuma hakkab. Ja tarkuse sõna väljendub erinevalt. Paulus kirjeldas, et vaim ütleb selge sõnaga. Joosep tema seletas unenägusid ja Daniel näiteks nägi unenägusid. Ja tarkuse sõnal ei ole midagi pistmist tarkusega. See on sõna Jumalalt, mis tuleb tarkuse sõnana, mis on tarkuse sõna. Näiteks kuningas Saalomonil ei olnud tarkuse sõna vaimuandi. Ta palus, et Jumal annaks talle tarkust rahvast juhtida ja Jumal andis ka talle seda. Aga tal oli selline üldine tarkus. Tarkuse sõna on konkreetne sõna Jumalalt. Sõna, mis tuleb siis tarkuse Jumalalt. Ja inimesed tihti kasutavad väljendit, et ma teadsin, et see juhtub, ma teadsin, et see nii läheb. Ja enamikel juhtudel on sel puhul tegemist inimliku kogemusega. Valupoja tarkus, meil on kogemus, aga kui sul ei ole loomulikku põhjust või võimalust teada midagi, mida sa lihtsalt tead, et see hakkab juhtuma, siis on see tarkuse sõna vaimuand. Ja ma mõtlesin, ma kaevasin oma mälus, et kas mul on ka isikliku kogemus tarkuse sõnaga ja paar asja tuli meelde küll. Ma mäletan, et kui ma olin alles oma usutee alguses, siis ma palvetasin oma klassikaaslaste pärast, kellega ma koos kirikus hakkasin käima. Ja siis ma nägin sellise nägemuse, mille tulemusel ma teadsin, et nad lähevad usust ära. Ja täpselt nii see ka juhtus. Ja teine kogemus oli mõned aastad hiljem. Ma pidin minema bussiga Mõisakülla ja see buss ei keeranud Mõisakülla, vaid läks otse Pärnu, siis ma pidin Mõisakülla teeristist maha minema ja läksin jalgsi Mõisakülla edasi. Ja kui ma Mõisakülla sildini jõudsin, siis ma hakkasin Mõisaküllaga pärast palvetama ja mul on see palve siiamaani meeles, see kukkus täiesti selline ebatavaline palve välja. Ma hakkasin rääkima, et koguduse majanduslik olukord kasvab, rahvas tuleb rohkesti ja varsti see nii juhtuski. Kogudus avas poe, see tõi päris head raha sisse, me kõrvalt vaatasime ja suu jooksis vett ja samuti alustas Mõisaküla kogudus ka noorte tööga, nii et sel ajal oli Mõisaküla kogudus kõige jõukam ja kõige rahvarohkem kogudus. Nii läks. Aga siis ma ei osanud seda nagu vaimuanniks lugeda. Aga nüüd, kui ma selle kohta õpin, siis mul tuli see meelde ja ma ütlesin, jah, tõesti, see oli suunatud tulevikku selline sõna Jumalalt. Nii, tunnetuse sõna on järgmine. Ma natukene vuristan, räägin kiiresti, sest aega on tegelikult päris vähe ja ma tahaks kõik ära rääkida, mis mul siin teie jaoks kirja on pandud. Tunnetuse sõna inimesele ilmutatakse info, mida ta ei saa loomulikul viisil teada. Ja see on fakt, see on olemas, see on olevikule või minevikule suunatud. Olevikule või minevikule suunatud mingi fakt. See on fakti ilmutamine, millegi ilmutamine, mis on toimunud. Jumal üleloomulikult ilmutab midagi, mida inimene ise oma peas ei ole võimeline välja mõtlema, millest ta ei ole kuulnud, mida ta ei ole näinud. Ja tavaliselt on see kellegi vajadusele suunatud. Kellelgi on mingi vajadus. Jumal teab seda ja ilmutab seda ka teisele inimesele. Näide Vanast testamendist Elisa, prohvet Elisa. Seal oli olukord, kus Iisrael ja Süüria omavahel sõdisid ja kui süürlased pidasid sõjaplaane, siis kogu aeg olid Iisraelil nende plaanid teada. Ja kuningas siis arvas, et seal on reetur ja kutsus siis kokku ja siin Piibel ütleb, kutsus oma sulased ning küsis neilt. See on 2 Kuningate 6.11. Ja edasi, kas teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Siis ütles üks tema sulasest, mitte keegi mu issand, vaid prohvet Elisa, kes on Iisraelis. Annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mida sa räägid oma magamiskambris.
nii et ta teadis, mis toimus. Uues testamendis Apostlite 4 oli selline kirjeldus, et usklikel oli üks süda ja üks hing ja keegi ei öelnud oma vara kohta, et see oli tema oma. Ja siis, kui keegi midagi müüs, siis toodi raha apostlitele, apostlid jagasid, nagu nad vajalikuks pidasid ja kellelgi ei olnud millestki puudus. Ja Apostlite 5. peatükis me loeme ühest abielupaarist, Hananiasest ja Safirast. Ja nemad siis müüsid ühe kinnistu maha. Ja koos siis otsustasid, et me kogu raha apostlite jalgadete ei vii. Ja siis juhtuski nii, et nad viisid siis raha apostlite ette ja Peetrus ütleb, et Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast. Nii et ja varsti tuli siis, Hananias suri, eks ole, paljud teavad seda lugu ja varsti tuli ka siis tema naine ja Peetrus küsis ka naise käest, et kas teie kinnistu tõesti maksis nii palju, kui te raha tõite? Ja maksis. Ja siis ta ütles, et need jalad, kes su mehe on matnud ja on ukse taga ja kannavad välja ka sinu ja ka naine suri. Ja selles koguduses siis valetada ei olnud mõistlik, me saame sellest aru. Peetrusele avaldus siis tunnetuse sõna, et ei toodud kogu raha. Keegi ei pidanud talle seda ütlema, ta teadis. Keegi tal ei olnud seda öelnud, ta lihtsalt teadis seda infot. Näiteid Jeesusest on palju, ma ühe pisitillukese võtsin välja siit, kus Jeesus rääkis Samaaria naisega Johannese 4:18, sest ta ütleb, et kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Ta teadis infot selle naise kohta. Nüüd tuues üks näide ka jüngritest, siin Peetrus sai Jumalalt nägemuse, kus talle siis taevast ulatati kandik, mis oli siis juutide jaoks täis igasuguseid rüvedaid loomi ja siis Jumal talle selgitas selle nägemuse kaudu, et ära siis paganaid pelga, on ju. Ja ühesõnaga olukord oli siis selline, et ta mõtiskles seal katusel selle nägemuse üle, mida Jumal talle näitas ja vaim ütles talle, vaata, 3 meest otsib sind. Tõuse nüüd kohe, astu alla ja mine nendega koos ilma kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud. Ja Peetrus läks alla siis meeste juurde, et siin ma olen. Ja nii et Peetrus teadis, vaim kõnetas teda, seal all on 3 meest. Nii et ma mõtlen, et see oli ka väga soodne Peetruse naisele, et ta ei pidanud katusele üles ronima, et ütlema, et kuule, sul tulid külalised. Aga Peetrus siis lihtsalt teadis, et 3 meest tulid ja mine siis nendega kõhklemata, ära pelga neid. Nad ei olnud juudid, nad olid itaallased, eks ole. Ja siis Paulus oli siis saadetud nende juurde Jeesusest rääkima. Ka tänapäevast üks naine, ühest naisest, Jumal ütles siis ühest kristlasest naisele, et tema poeg on läinud oma naise ja 2 pojaga kalale ja et on uppunud. Jumal ütles talle ka järve, kus see juhtus. Ta helistas Päästeametisse, ta helistas politseisse ja andis siis sellest teada. Politsei ja Päästeamet ei uskunud teda. Naine ütles, et okei, kui te ei lähe, ma helistan ajakirjandusele ja annan teada, missugused te olete. Siis selle peale nad hakkasid minema ja kui nad siis selle järve juurde jõudsid, siis tõusid neil juuksed hirmust püsti, sest nad nägid, järve ääres oli auto ja nad nägid, et seal järve peal ulpis paat tagurpidi. Siis mindi järve otsima ja sealt järvest toodigi välja 4 surnukeha. See naine käis 4 pühi kirikus ja siis ta rääkis ka oma pastorile selle loo, mille peale pastor käskis tal kogudusest lahkuda, pidades teda nõiaks. Nii et pastor oli võhik. Tema oli see teadmatuses mees vaimuandide suhtes. Et kui ei tea, pole olemas, on ju. Ja Paulus ei öelnud asjata, et ei tohi olla teadmatuses. Üks olukord ka minu enda elust, me räägime siis praegu tunnetuse sõnast, oli koolipäev, mu noorem tütar alles käis algklassides ja hommikul siis, kui ma ta üles ajasin, siis ta hakkas nagu selliseid imelikke, teeskles, nagu ta hakkaks oksendama. Mul on paha olla ja siis tegi selliseid imelikke hääli. Ja ma sain kohe aru, et siin on nüüd midagi viltu ja hetkega ma nägin nägemust ja ma teadsin, miks ta kooli minna ei taha.
ja tal oli sel päeval kehalise tund ja teate ise, kehalise tunni vahetund on kiire ja sa pead kõike jõudma teha ja siis tal olid sellised dressipüksid, millel oli vooder sees ja see voodril oli nagu põlve kohal oli õmblus ja see õmblus oli lahti läinud ja kui ta siis kiiruga neid dressipükse sinna jalga pani, siis jalg läks sinna voodri vahele. Ta oli väike, ta ei osanud seda olukorda kuidagi lahendada ja ilmselt see oli tema jaoks nii suur probleem, et ta lausa ei tahtnud kooli sel päeval minna, kui on kehalise tund. Ja mina ei öelnud ka midagi, et ei ole hullu, ma õmblen sul püksid ära ja tema kohe püsti ja see on nii huvitav, et mina ei öelnud talle, kust ma tean, tema ei küsinud minult, kust ma tean. Lihtsalt hetkega oli kõik probleemid lahendatud, aga jälle tänu Jumalale, see oli tunnetuse sõna. Ja ma arvan, et tunnetuse sõna on olnud igal kristlasel. Ma usun, et taolisi olukordi, kus ühtäkki me teame asju, me teame põhjuseid, meil on need kõigil olnud. Ja niimoodi Püha Vaim meid aitab üleloomulikult ja tahab meie kaudu ka teisi aidata üleloomulikult ühiseks kasuks. Ja nagu ma algul ka ütlesin, et tavaliselt on see kellegi vajadusele suunatud. Ja selle Anni eesmärk tänasel päeval ja igal ajal, et iga kord, kui Jumal annab edasi midagi üleloomulikku, mingi informatsiooni, mis on olemas, aga seda ei saa loomulikul teel kuidagi teada, see lahendaks palju probleeme koguduses, inimestel oleks Jumala kartust, nagu näiteks see Hananiase ja Safira lugu, eks ole, kogudused oleksid puhtamad. 2 on ära, 3. Võtame vaimude eristamise Anni või vaimude äratundmise and. Meil on võib-olla mõned tõlkelised erinevused, teil oleneb, mis piiblit sina kasutad. Aga vaimude eristamise and on and, kus Püha Vaim ilmutab üleloomulikult, mis teise inimese vaimus toimub. Püha Vaim ilmutab, kas keegi tegutseb jumalikust, inimlikust või saatana vaimust juhituna. And on Püha Vaimu poolt antud võime näha vaimude maailma. See on inimese võime mõista, mis liiki vaimud tegutsevad teatud olukorras. Ja see ei tähenda ainult kurjade vaimude eristamist. Allikaid on 3. On jumalik, on inimlik, on teemonlik. Nii et see ei ole ainult kurjade vaimude eristamine. Ja vaimude äratundmise and võimaldab teada kellegi motiive. Näide Vanast testamendist, ma loen sulle 2 kuningate raamatust. Seal oli siis üks väepealik Naaman, kes oli raskesti haige ja prohvet Eliisa kaudu Jumal tegi ta terveks. Ja Naaman tahtis sellest tasuda, aga Eliisa ei tahtnud tasu. Ja prohvetil oli siis teener, kes siis salaja otsustas Naamanile järgi joosta ja valetada, et prohvet mõtles ümber ja ta ikkagi tahab tasu. Ja siis, kui ta sealt tagasi tuli, ta sai oma tasu siis kätte, ta tuli siis prohveti juurde tagasi ja piibel ütleb nii, et ta läks sisse ning astus oma isanda juurde. Ja Eliisa küsis temalt, kus sa tuled, Geehasi? Ja ta vastas, su sulane pole käinud ei siin ega seal. Aga Eliisa ütles, kas mu süda ei käinud koos sinuga, kui mees pöördus oma vankrist sulle vastu? Nii et prohvetil oli tunnetuse sõna, et teener läks Naamanile järgi ja ka vaimude eristamise and, ta teadis, et teener valetab talle. Näide Uuest testamendist, näited siin näiteks Matteuse 9, siin ütleb piibel, et aga kui Jeesus nende mõtteid nägi, ütles ta, mis pärast te mõtlete kurja oma südames. Ta eristas, ta teadis, et nende mõtted on kurjad. Esiteks ta nägi mõtteid ja ta teadis, et need on kurjad. Jeesus kutsus variseres silmakirjalikeks. Ta ütleb siin, häda teile kirjatundjad ja variserite silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljaspoolt paistavad küll nägusad, aga seespoolt on täis surnuluid ja kõiksugu roisku. Mu ema kasutas sellist väljendit, ma mäletan, et pealt uih, seest fui. Kokkuvõtte variseridest. Ja Johannes 1.45, siin on veel lugu sellest, et Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle, et me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses seaduses ja prohvetid, Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. Ja Naatanael ütles talle, mis võib küll Naatsaretist head tulla? Filippus ütles talle, tule ja vaata. Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta, näe tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Ja Naatanael küsis temalt, kus sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle, ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis. Naatanael ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Nii et selles loos avaldus meil 2 vaimuandi.
Tunnetuse sõna ta nägi Naatanaeli viigipuu all. Jeesus ei saanud teda reaalselt viigipuu all istumas näha, sest nad viibisid erinevates kohtades. Ja vaimude eristamise and. Ta nägi, et Daniel on hea või Naatanael on hea ja siiras mees. Mees, kelles ei ole valet. Matteuse 6. peatükist me loeme Peetruse vägitegudest. See esimene koht on siis Matteuse 16. on nad mõlemad, aga 16.13 on siin selline olukord siis, kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat. Aga nemad kostsid, mõned ütlevad Ristja Johannes, teised aga Eelia, teised Jeremia või ühe prohvetteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Et Jeesus tundis siis ära, mis vaimust Peetrus oli juhitud ehk millisest allikast see info pärines. Et Peetrus, seda ei ole sulle ilmutanud inimene, vaid Jumal. Selle äratundmise andis Jumal. Ja Peetrus kuulis Jumala vaimu häält Jeesuse kohta. Paar salmi edasi on selline lugu, et sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ja hakkas teda hoiatama. Jumal, hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Nii et Jeesus eristas, mis vaimu poolt Peetrus oli juhitud ja kelle häält Peetrus siis seekord kuulis. Hiljem Peetrus siis pani oma esimesse kirja 5. peatükki 8. salmi sellise salmi meie jaoks ka, et olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides keda neelata. Et Peetrus teadis, mida ta kirjutas. Üks hetk saad suure ilmutuse, teine hetk oled juba saatana konksu otsas. Näide tänapäevast. Üks naine tuli teenistusele ja rääkis südant lõhestavalt, et tal on imik, kellel on raha vaja. Koguduses siis tõusis üks naine püsti, ütles naisele linna, kus ta elab ja et ta elab mehega, kellega ta ei ole abielus ja ta on siin selleks, et koguduselt raha välja petta. Naine lahkus sellest kogudusest kiiruga. Nii et püha vaim ilmutas informatsiooni, millega ta kaitses kogudust pettuse eest. Kas sinuga see trikk õnnestuks? Naine tuleb imikuga, raha on vaja. Ja siin ka 2 andi töötasid koos. Tunnetuse sõna ilmutati infot selle naise kohta, et kus ta elab ja kellega ta elab ja ta eristas ka vaime. Naine tahtis petta. Ma mäletan kiriku algusaastatel käis üks mees mööda Eestit, võib-olla neid oli rohkem, aga meie kandis oli neid üks. Ja ta oli selgeks õppinud 4 pühi juhtide nimed, et ma tunnen ka Allan Lauri ja Märt Vähikõned rääkisin ja Harri Leesment ja siis ütles, et ta on ka kristlane ja siis ta poetas ennast aeg-ajalt või ta siis vestluse käigus siis poetas ühe juhi nime ja teise kristlase nime ja 3. nime ja siis kõik võtsid teda avasüli vastu, ma mäletan ja pastorid andsid talle oma kodude söömaja ja mida see mees siis tegi? Tema varastas nendest kodudest, kuhu siis teda avasüli vastu võeti. Nii et siin oleks kulunud ära vaimude eristamise vaimuand ja tegelikult ka tunnetuse sõna, et sa ei ole tegelikult kristlane ja sa ei tunne meie juhte, sa oled lihtsalt selle selgeks omale õppinud ja et sinu eesmärk on varastada. Nii et jällegi me näeme vaimuand, mis on kogudusele ja kristlasele kaitseks, kiriku kaitseks ja ka selleks, et hoida kirikut Kristuse jõu puhtana. 1. Saamuele 16.7 ütleb, et sest see pole nii, nagu inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Ja ma arvan, et see aitab ka lahti rääkida vaimude eristamise vaimuanni tähendust. Püha vaimu abiga näeb selle anni oma ja mis on kellegi südames, milline inimene ta on. Ja see on siis kogudusele abiks ja selle kaudu me tunneme ära valetamise, valed õpetused, see annab tarkuse panna mingisse vastutusse ka õigeid inimesi, juhtideks õigeid inimesi, nii et jälle üks hea tööriist meile.
Neljas vaimuand, mille ma teile nüüd neljandana toon, on usuand. Ja see töötab siis, kui ilma igasuguse inimliku pingutuseta laseb Jumal juhtuda üleloomulikel asjadel. Jumal toob esile midagi üleloomulikku ja see usuand on selline spetsiifiline usk, mis saavutab üleloomulike vahenditega selle, mis inimlikult on võimatu. Nii et see on püha vaimu and, millega avaldub mingi ime, millega avaldub mingi tunnustäht. Jumal teeb midagi inimesele, aga mitte inimese kaudu. Jumal teeb, inimene saab. Ja et sellest paremini aru saada, ma toon võrdluse vägevate tegude annist, millest ma ka järgmisena räägin, et vägevate tegude anniga Jumal tegutseb just nimelt inimese kaudu. Inimene teeb mingi üleloomuliku vägeva teo. Usuanniga teeb inimene. Või Jumal tähendab, usuanniga teeb Jumal. Inimene füüsiliselt ei tee midagi. Ja vägevate tegude anniga inimene teeb just nimelt füüsiliselt midagi. Tal on äkki mingi üleloomulik jõud või midagi sellist. Aga usuanni puhul siis teeb Jumal. Usuanniga inimesel on usk, et mingi konkreetne asi juhtub ja see juhtubki. Usub midagi ja see saab reaalsuseks. Näide Vanast Testamendist. Danielil oli usuand. Daniel oli juudi mees, tema töötas riigiametnikuna kuninga juures, oli väga silmapaistev inimene, mille tõttu teda kadestati. Kõik ametnikud kadestasid teda. Ja ametnikud siis mõtlesid välja, et me peame kuidagi Danieli vahele võtma ja ega me muud moodi seda teha ei saa, kui ainult Jumalat kasutades, sest Jumal oli Danielile number 1. Ja siis nad pidasid selle nõu, Piibel ütleb, et kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsejad ja asehaldurid, nõunikud ja maavanemad pidasid selle nõu, et kuningas annaks siis ühe määruse välja, et ei tohi abi paluda või tohi kellegi poole paluda, kui ainult kuninga poole. Ja kuningas Darieves oli sel ajal siis ja tema kirjutaski selle määruse. Ja Piibel ütleb nii, et aga kui Daniel teada sai, et kiri on kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Ja Daniel pandi karistuseks selle eest lõvide koopasse. Ja seal koopas siis näljaste lõvide keskel sai temast kohe olukorra peremees. Ta ei võidelnud lõvidega, ta ei palunud, et Jumal oma väega lõvid hävitaks. Ta lihtsalt nii-öelda kiirgas seda oma väge, mis taltsutas need lõvid, mille tõttu Daniel sai täiesti probleemideta seal puuris olla, ilma et midagi juhtus. Daniel isiklikult ei teinud midagi. Jumal oli see, kes tõi esile ime. Danieli loost me loeme veel ka 3 mehest tuli see sahjus, kus samamoodi nendega midagi ei juhtunud. Võime rääkida Moosesest, kes sirutas käe ja Jumal tegi mere 2. Nii et rahvas sai kuiva jalaga siis läbi mere kõndida. Igal hommikul oli maas manna, olid vutid. Mooses lõi kepiga kaljut, sealt hakkas vett voolama. Mooses viskas kepi maha, see muutus maoks, võttis mao sabast kinni, see muutus tagasi kepiks. Näide Uuest Testamendist. Jeesus vaigistas tormi. Markuse 4:35 saame lugeda, et sama päeva õhtul jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastaskaldale ja jüngrid lasksid rahva hulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli. Ka teisi paate oli temaga ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadipäras istepadjal magamas ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Nii et siin avaldus usuand, kus inimese jõudu polnud mingilgi moel kasutatud. Jumal tegi seda oma suure väega. Ja usuanni puhul Jumal teeb ka sinu heaks asju ja sinul endale ei ole sellega midagi pistmist. Ja kui ma rääkisin enne Hananiasest ja Safirast, siis siin me võime tuua välja, et siin oli ka 3. and mängus, et Peetrus sai tunnetuse sõna, et nad ei toonud kogu raha, tal oli vaimude eristamine, et tegemist oli valetamisega ja tal oli ka usuand, sest Hananiase naise Safira puhul oli nii, et Peetrus ütles talle, mis pärast te olete ühte nõusse heitnud, et issanda vaimu kiusata. Näe, nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja kannavad välja sinugi. Ja see naine kukkus surnuna maha.
Peetrus ise ei teinud midagi, see lihtsalt juhtus. Mõned näited ka tänapäevast. Mul on paraku need näited ainult välismaalt. Kui kellelgi on juhtunud midagi, siis hea oleks küll, kui keegi ka minuga jagaks, ma saaks kirja panna. Kõige paremad lood on ikka oma kodumaal sündinud lood, isiklikus elus siin. Ja Ameerikast on siis see lugu Carrie Blake, tema on Ameerikast. Rääkis loo siis, kuidas ta jutlustas kusagil ja seal hakkas nii kohutavalt tugevalt vihma sadama. Ja see ruum, kus ta oli, seal oli plekkkatus. Ja see lärm oli niivõrd kohutav, et helimees oma parimat andes ei suutnud teha Carrie Blake'i häält kuuldavaks. Ja siis ta ütles kõva häälega, niimoodi meelevallaga, et vihm, lõpeta sadamine. Ja 30 sekundit sadas vihm edasi ja ta ütles, et see oli väga pikk 30 sekundit. Ja siis jäi vihmasadu nagu lõigatult ära katki ja ta sai rahulikult oma jutluse või oma selle seminari lõpule viia. Nii et toimis väga hästi. Teine lugu jällegi ilmaga, tal oli lapselaps külas ja lapselaps tahtis minna ujuma, aga näha oli, et üks väga tige äikesepilv oli lähenemas ja Carrie Blake'i naine ütleb, et ei, ära praegu küll mine. Ja Carrie Blake ütles, et ei, mine, uju ära, võta aega, nii palju sul vaja on, sadama hakkab alles siis, kui sa ära ujud. Ja täpselt nii läkski. Ja ma lugesin ka ühte raamatut George Müllerist. Tema on Inglismaalt, elas 19. sajandil ja tema demonstreeris usuandi nii, et ta asutas lastekodusid ja pidas neid üleval nii ilma, et tal oleks olnud selleks raha. Ja ta otsustas, tema usuand väljendus selles, et ta otsustas, et ta mitte kunagi ei küsi mitte ühegi inimese käest raha. Ta ei rääkinud sellest, ta ei käinud mitte kusagil sellest rääkimas, ta ei kirjutanud kellelegi ja ta ehitas oma eluaja jooksul, kui ma nüüd õigesti tean, siis 5 lastekodu ja ta on ka ise pidanud arvestust, et ta kandis oma eluajal hoolt 10 024 orvu eest selle Anni kaudu. Nii ta uskus võimatut. Väga palju muidugi sai tema usk testitud viimase sekundini, nagu me ka ise oleme kindlasti kogenud neid viimaseid sekundeid, aga mitte kunagi ei jäänud abi tulemata, mitte ühtegi võlga tal ei olnud, ühtegi laenu tal ei olnud, nii et tema demonstreeris oma usuandi niimoodi. Veel üks mees Inglismaalt, Howard Carter on tema nimi, tema siis elas esimese maailmasõja ajal ja ta pandi sunnitööle ja elas siis ta ühes kongis, nagu ikka kongid, viletsad ja ebamugavad ja lisaks sellele tilkus see kong ka veel, lagi tilkus läbi ja täpselt tema voodi kohal. Ja siis ta palvetas ja ütles, et Jumal, lahenda see probleem. Jumal ütles talle, lahenda sina ise see probleem. Ja siis ta palvetas ja ütles vaimus, et ma käsin sind vesi, mine tagurpidi lakke tagasi. Ja siis ta nägi, et see vihmatilk tuli, jäi näo ees seisma ja läks tagurpidi lakke tagasi. Minu enda näide ka siuke pisitilluke, ma kunagi laulsin ühes naisansamblis ja minuga koos laulis siis ka Abja kultuurimaja juhataja. Ja siis Abja suvepäevad olid tulemas ja väga vihmane ja külm aeg oli, selline külm vihmaperiood. Ja siis see kultuurimaja juhataja ütles, et Mirjam, ilm on sinu hooleks. Ilma jätan ma sinu hooleks. Mõtlesin, saab tehtud. Ja ilm oli suurepärane. Ja veel üks lugu Kadrinast. Eestist on ka ikka üks näide. Üks abielupaar tahtis last, aga ei õnnestunud. Ja prooviti muidugi läbi kõik arstid, kõik imearstid, käidi nõidade juures. Ja lõpuks siis nad jõudsid kuidagi mingite juttude kaudu, kuulduste kaudu Georg Lillemäe juurde. Ja Georg Lillemäe ütles, et aasta pärast on teil laps. Ja nii läks. See on küll väga lühikeseks tehtud lugu, aga see on väga lahe lugu. Nii et kui sa tahad pikemat versiooni kuulda, siis ma soovitan teile väga head lugude jutustajat Kuldarit. Rääkige temaga, küsige, kuidas see lugu täpselt oli. Mul tuleb siin meelde, kuidas ükskord meil oli suur üritus meestekas, naistekas koos ja siis Kuldar rääkis seal ühte oma lugu ja me kõik olime seda muidugi mitu korda juba kuulnud. Ja siis tuli järgmisena Virgo ette ja ütles, et ma kuulen seda lugu juba 10. korda, aga ikka on huvitav. Nii et tulge kuulake, kuidas siis see Kadrina abielupaar sai omale lapse. Lihtsalt selle peale, et Georg Lillemäe ütles, aasta pärast on teil laps. 4 on käidud, 5. Vägevate tegude and. See töötab siis, kui inimeste käte, jalgade, suu, silmade kaudu teeb inimene püha vaimu väes midagi üleloomulikku. Natuke kreeka keelt ka, et ma näeksin ikkagi targem välja.
Kreeka keeles on imeteod, häälduses ma ei tea midagi, nii nagu on kirjutatud, nii ma teile ütlen. Energemata dunameon. Vägevad teod, energemata dunameon. Sõnast energemate me nopime välja sõna energia. Ja dunameonist me nopime välja dünamiit. On ju? Ja seda sama sõna kasutatakse, see dünameon kasutatakse ka Apostlite 1.8, et te saate püha vaimu väe. Nii et vägevate tegude and, seal on dünamiidi energia. Näide Vanast Testamendist. Siin on lugu, kus issand avas ema eesli suu ja too küsis Bileamilt, mis ma sulle olen teinud, et sa nüüd lõid mind 3 korda. Ühesõnaga eesel hakkas rääkima. Nii et Jumal kasutas siis mingit vahendit, tavaliselt üldjuhul inimest, aga seekord kogunisti eeslit. Meil on kuidagi läbiv teema sel aastal eesel. Nii Taavet, enne kui ta sai Iisraeli kuningaks, oli karjane ja ta oli pere kõige noorem, sellepärast oli tal ka kõige alandavam töö, ta oli karjane ja tema kohta Piibel ütleb, et lõvi või karu tahtsid maha murda karjas lammast, siis Taavet tappis lõvi ja karu. Inimene ju oma loomulikust jõust lõvist ja karust jagu ei saa. Nii et Jumal pani üleloomuliku jõu Taaveti kätesse. Kui nüüd samas olukorras oleks Taavet lihtsalt kõrval seisnud ja öelnud lõvi, mine ära või sure või midagi sellist, siis oleks olnud usuand. Aga kui ta oma kätega nendest jagu sai, siis oli vägevate tegude and. Nii, ja kui sa oled nüüd sõbraga metsas ja näed karu, siis aitab 3 asja. Kas sa jooksed kiiremini kui su sõber, või sul on usuand, või sul on vägevate tegude and. Ja Simson, tema oli siis Iisraelis kohtumõistja, temal oli selline üleloomulik jõud, kui te olete lugenud. Mul on mitu kirjakohta selle kohta, aga ma põrutan edasi, sest aeg läheb. Ja kui Simsoni kohta lugeda, siis meil tihti võib tulla ettekujutus, et ühest suurest ja tugevast musklist mehest, nagu meil kaasas on Herko nimi ja tal on Mari naine, kellest Marist räägiti eelmine nädal. Eile tähendab. Et Simson ta oli tugev, et järelikult on musklid, on suur ja tugev. Aga me loeme kohtumõistjate raamatus seda, et vilistid proovisid ju Delila kaudu välja uurida, kust see jõud tal tuleb. Nii et järelikult ta ei näinud välja nagu musklis mees, vaid oli võib-olla selline tagasihoidliku välimusega, ma ei hakka siit otsima, et kedagi võrdluseks tuua. Aga siin oli vägevate tegude and. Nüüd näited Uues Testamendis, apostlite teod räägivad, kus apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid. Stefanos tegi imetegusid ja suuri tunnustähti. Jumal tegi iseralikke vägevaid tegusid Pauluse käte läbi. Piibel ütleb, et nii, et ka tema naha pealt võetud higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale, tõved lahkusid ning kurjad vaimud läksid välja. Jälle üks näide Carrie Blake'ist. Allan Kroll tsiteeris Derek Prince'i, igal oma lemmik. Ja tema siis rääkis, et talle anti teada, et üks mees tahab kangesti, et Carrie Blake tema eest palvetaks. Kuna Carrie Blake hästi palju käib mööda maad ringi ja ta oli kusagil jälle konverentsi tegemas, siis ta saatis sõna oma naisele, et saada midagi, mis on minu ihu puudutanud, et saada sellele mehele. Mees siis läks või naine läks siis vaatas kodus ringi, et mis ma siis saadan. Siis tegi riidekapi lahti, seal ilusti triiksärgid reas. Siis ta mõtles, lõikas siis ühel triiksärgil varruka küljest ära. ja pani siis posti ilusti või sinna pakiautomaadiga selle meheni. Ja siis, kui see mees sai see kätte, siis ta imestus oli selles mõttes juba suur, et sellel mehel oli halvatud käsi ja kakras ilusti varrukas. Tõmbas siis selle varruka oma halvatud käe peale ja vastus on teada, tulemus on teada, saate isegi aru, käsi sai terveks. Peetrus näiteks tõstis jalule jalutu mehe, Jorma vist rääkis hommikul sellest. Ja erinevus siis usuanni ja imetegude anni vahel või vägevate tegude anni vahel on siis see, et usuanni puhul ei tee inimene midagi, Jumal teeb inimese jaoks, aga vägevate tegude anni puhul Jumal kasutab inimest, et teha midagi üleloomulikku. 6. Tervenemise annid. See and on nüüd mitmuses. Tervenemise annid, millega tervendatakse üleloomulikult haigeid. Miks see and on mitmuses?
kas nii palju, kui on haigusi, on ka ande, minul isiklikult vastust sellele ei ole, aga näiteks õhtul, kui sa oled sõprade ringis, miks mitte seda koos arutada, teha üks ajurünnak või lähed koju, mõtled hommikusöögilauas koos oma kaasaga, miks on tervendamise anniid. Aga näiteid piiblist ka. Jeesus, Matteuse 9:35 ütleb, et ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides, jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõik haigused ja nõtrused. Apostlite 5:12 või 16 ütleb, ka Jeruusalemma ümbruse linnade rahvas tuli kokku, tuues haigeid ja rüvedatest vaimudest vaevatuid, kes kõik said terveks. Siin ei tegutsenud siis enam Jeesus, vaid tegutsesid juba jüngrid. Ja Markuse 16 lõpp ütleb siis ka, et ma võtan aja kokkuhoiu mõttes ainult 18. salmi, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Nii et Jeesus, siin siis käis jutt juba meist. Nii et Jeesus siis käskis kuulutada evangeeliumi, tervendada haigeid ja see on kõikidele uskujatele. Ja tegelikult tervenemiseks on palju erinevaid võimalusi. Me saame iseenda eest palvetada ja ilmselt selle kaudu on ka kõige rohkem tervenemisi. Me saame lasta teisel usklikul enda eest palvetada. Me saame enda juurde kutsuda koguduse vanemad ja saame ka tervendatud inimese kaudu, kellel on tervendamise vaimuannid. Et haigust on palju, võimalusi terveks saada samuti. 7. Mitmesugustes võõrastes keeltes rääkimine. See on and, mille abil antakse avalikul teenistusel edasi sõnum Jumalalt mingis võõras keeles, milles see, kes sõnumit edasi annab, ka ise ei saa aru. Nii et mitmesugustes võõrastes keeltes rääkimise anni puhul Jumal räägib inimese kaudu teisele inimesele võõras keeles. Ja see and toimib koos tõlgendamise anniga. Ja see on kas keeltega rääkijal endal või kellelgi teisel. Kui tõlgendust ei ole, siis kogudusel ei ole sellest kasu, sest keegi ju ei saa sellest aru. Ja nüüd selle vaimuanni kohta me saame näiteid tuua ainult Uuest Testamendist. Et keeltest kõnelemine ja keelte tõlgitsemine, sellest räägib ainult Uus Testament. Keeltega rääkimine sai alguse siis 4 pühipäeval, kui Püha vaim tuli maa peale ja Jeesuse järgijad hakkasid rääkima võõraid keeli, nii nagu Püha vaim kellelegi andis rääkida. Ja keeltega rääkimisel on 2 eesmärki. Ehitada iseennast ja keeltega rääkimine ühiseks kasuks. Ja keeltes kõnelemise vaimuand on ühiseks kasuks. 2 liiki keeltega rääkimist on Püha vaimuga ristimise üks tunnustest, on ju võõrastes keeltes rääkimine, see on siis enesetarbeks, enesevaimulikuks ülesehitamiseks ja võõrastes keeltes rääkimise and, see ei ole palvekeel, millega sa ennast üles ehitad, see and on koguduse ülesehitamiseks. Ja see on and, mis on ühiseks kasuks ja ühine kasu saavutatakse siis, kui on ka tõlgendamine. See keel ei ole õpitav, inimene, kes võõras keeles räägib, ei oska seda keelt rääkida ja ta ei saa ka aru sellest, mida ta räägib. Ja see and avaldub koguduses, see on koguduse ülesehitamiseks. Ja siit edasi siis lähemegi keelte tõlgendamise anni juurde. See on and tõlgendada keeltes edasi antud sõnum. Selle anni eesmärgiks on teha arusaadavaks Kristuse sõnum kogudusele, mis anti edasi võõras keeles. Ja see ei ole siis ka seotud loomuliku keeleoskusega. Et tõlgendus antakse pühas vaimus üle loomulikult. See ei ole sama, mis tõlkimine, et keegi räägib võõras keeles ja siis mina tõlgin selle lause, tema ütleb lause ja mina tõlgin. Et see on nii, et see võib-olla see, kes keeltes räägib, ütleb võib-olla hästi pikalt midagi, aga tõlkija ütleb selle võib-olla 1 või 2 lausega ainult ära. Ja lihtsalt üks väljendab asja ühtmoodi, teine väljendab asja teistmoodi, aga allikas on sama. Ja keelte tõlgendamise viisid on sõnumina, seda öeldakse, või siis nägemusena, mis sõnadega edasi antakse. Üks näide ka, paraku jälle Ameerikast. Jumala teenistusel siis üks mees andis edasi võõras keeltes sõnumi ja teine mees tõlgendas.
Ja pärast tuli siis üks kolmas mees, siis nende juurde, kõigepealt siis selle juurde, kes sõnumi andis ja hakkas siis temaga rääkima. Ja siis see mees, kellega rääkima hakati, kes siis võõras keeles sõnumi andis, ütles, et vabandage, et ma ei oska teie keelt, et ma olen ameeriklane. Ja siis see mees, kes tuli, ütles, et kuidas te ei oska, et te rääkisite ju pärsia keelt, et ma olen pärslane, ma olen tulnud Ameerikasse pärsia vaipu müüma ja te rääkisite just, et ma pean Jumala poole pöörduma ja saama õigeks Jumala ees. Ja siis tema hämmastus oli nii seda suurem, et ei see, kes rääkis, kui see, kes tõlkis, kumbki pärsia keelt ei oska. Noh, selle tulemusena, ma arvan, igaüks annaks elu Jumalale. Minul endal isiklikult, mul on võimalus olnud kuulda paraku ainult ühel korral seda, kus see oli ka ammu, siis kui Suurupis olid veel suveseminarid, siis üks välismaalane tõusis püsti, andis sõnumi ja siis Jackie Leesment tõusis püsti ja tõlgendas selle. Nii, ja oleme jõudnud viimase juurde, ma vaatan, kuidas mul läheb päris hästi. Prohvetlik kuulutamine on püha vaimu poolt inspireeritud rääkimine inimeste ehitamiseks, julgustamiseks ja lohutamiseks. Selle annab Jumal ja see ei ole seotud inimliku tasandiga. Nüüd ma lihtsalt korraks vaatan tagasi, kui ma rääkisin tarkuse sõnast, et see oli tuleviku kuulutamine, aga prohvetliku kuulutamise Anni kohta on hoopis teistsugune definitsioon, mis ütleb siis, et see on püha vaimu poolt inspireeritud rääkimine inimeste ehitamiseks, julgustamiseks ja lohutamiseks. Ja inimliku tasandiga see ei ole seotud. Inimlikul tasandil me saame ka ju julgustada ja ehitada ja lohutada, aga sel juhul see ei ole vaimuanniga tegu. Ja sellel Annil on siis 3 jumalikku eesmärki, nagu te juba nägite, mul oli üks loetelu ja Paulus seletab ka selle vaimuanni ise lahti. Pauluse esimene kiri korintlastele, 14. peatükk, 3. salm, ütleb, et aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. See on prohvetlik kõnelemine, prohvetliku kuulutamise ant. Nii et siin ei mainita tuleviku kuulutamist. See on lihtsalt prohvetliku kuulutamise and. Nii et tegemist ei ole prohveti ametiga, millest Efeslaste 4.11 räägib, kus ta ütleb, et mõned on pandud ka prohvetiks. Ja prohvetliku kuulutamise vaimuand on siis vastavalt esimese 14.3 ehitamiseks, julgustamiseks ja lohutamiseks. Prohvetlik kõnelemine ei tähenda prohvetiks olemist. See on ainult kogudusele, mitte uskmatutele ja minu hinnangul on selle Anni järgi väga suur vajadus. Sest Kristuse ihu liikmed vajavad ehitamist, julgustamist ja lohutamist. Ja kui see and ei avaldu, siis Kristuse ihu jääb ehitamata, lohutamata, julgustamata. Nüüd, mida prohvetlik kuulutamine ei ole? See ei ole prohveti amet. Prohvet on inimene. Aga prohvetliku kuulutamise and. Näiteks Filippuse 4 tütart, apostlite teod ütlevad, nemad kõnelesid prohvetlikult, aga nad ei olnud prohvetid. Apostlite 21.9 ütleb seda, et temal oli 4 tütart, kes olid neitsid ja kõnelesid prohvetlikult. Prohvet, tema kuulutab küll tulevikku, aga prohvetliku kuulutamise vaimuand ehitab, julgustab ja lohutab. Ja need ei ole tulevikku suunatud, nad ei ole tulevikuga seotud. Nüüd, kui me ehitamisest räägime, siis see and on koguduse ehitamiseks, see ei ole uskmatutele suunatud, see on siis üles ehitamiseks, tugevdamiseks. Ja see on, nagu ma ütlesin, juba üks suurimaid vajadusi. Julgustamisest rääkides on täheldatud, et tihti see and julgustab kogudust pühadusele, kutsub pühenduma, maailmalikkust eralduma. Ja kuna meie elame ju maailma keskel ja oleme liiga tihti läbi imbunud maailmalikkusest, siis ma usun, et see on vajalik sõnum iga ajastu kogudusele. Ja kui me räägime lohutamisest, siis lohutamine hädas, kurbuses, tagakiusus, kannatustes ja ma arvan, et ei ole vaja suurt uurimustööd teha selleks, et aru saada, et me elame katkises maailmas. Ja on katkised elud, katkised inimesed, katkised suhted. Ja kirik vajab
just nimelt seda jumalikku lohutamist, sest jumalik lohutus on ka koos pühavaimu tervendava väega, ja see on see hea lohutus ja see on see õige lohutus. Inimlikult me võime lohutada ja hetkeliselt ka inimest aidata, aga kui meil tuleb see pühavaimu lohutus, siis see ka tervendab meid seespoolt. Nii et me vajame seda. Ja selle Anniga on mul ka isiklik kogemus. Mul oli kirjavahetus ühe Rootsi koguduse sekretäriga, lihtsalt praktilistes küsimustes kirjutasime ja kirjutasin siis talle vastust ja korraga tundsin, et tahaks midagi enamat talle kirjutada. Hakkasin siis kirjutama, ossa jutt, kus sõrmedest jooksid sõnad, tähed välja ja kirjutasin kohe talle ühe julgustava kirja ja ülesehitava ja saatsin selle ära ja kohe tuli vastus, et aitäh, mul oli just seda vaja. Halleluuja! Ja see viibki meid selle juurde, miks on vaimuande vaja. Vaimu avaldumine üleloomulikult on vajalik selleks, et lahendada inimese probleemi. Rahuldada inimese vajadusi. Need vaimuannid on vajalikud sinu koguduse venna või õe jaoks, tema heaks, et teda aidata, et selle läbi Kristuse ihu oleks terve, oleks tugev, oleks teadlik. Mitte, et mina olen eriline, mul on and või annid. Aga et mul on annid, et inimesed, kes mu koguduses on, mind ümbritsevad, saaksid abi. Ja need vajadused saavad tõeliselt rahuldatud, kui püha vaim sekkub. Ja mina usun, et inimene peaks saama abi. Kõigepealt koguduses. Ja mitte, et vaata mind, mul on annid, vaid Jumal annab annid, et oma ihu üles ehitada. See on see ühine kasu. Teine inimene on oluline. Nii et oluline on vajaduses inimene, et tema saaks aidatud. Ja püha vaim tahab inimesi meie kaudu aidata. See on Jumala tahe, et me oleksime lohutatud, et me oleksime julgustatud, et me oleksime üles ehitatud, et me oleksime terved. Me teaksime, mis meid võib-olla ees ootab, eks. Oletame, et ma tulen kirikusse ja mul ei ole raha. Ma tahan ühte raamatut ja ma tahan pliiatsit. Ja see on väga suur probleem mul, need 3 suurt probleemi. Ma tulen kogudusse, keegi ulatab mulle raamatu, keegi annab mulle raha ja keegi annab mulle pliiatsi. Mu vajadus on rahuldatud. Mul on kõik hästi. Mu näol on naeratus. Ja seda tahab ka Jumal oma vaimuandidega meile anda. Meile võimaldada nii meile teiste kaudu, kui minu kaudu teistele. Nii et rõhk on teise vajadused, mitte mina ja minu and. Nii et püha vaimu annid ei ole ainult kingitus sulle, need on annid sinu kaudu teistele. Ja kogudus peaks olema koht, kus usklik saab abi igas mõttes. Nii et Jumal on varustanud kogudust. Jumala rahvast kõige vajamineva varustusega. Nii et mujale ei oleks vaja abi saama minna. Selleks on need tööriistad. Seal oli tarkuse sõna, seal on tunnetuse sõna, usk, tervendamise armuannid, imeteod või vägevad teod, prohvetlik kuulutamine, võime eristada vaime, mitmesugused võõrad keeled, keelte tõlgendamine. Ja see nimekiri ei ole lõplik. Roomlaste 12 saab veel lugeda ja ka see nimekiri ei ole lõplik. Kas ka sinul võiksid olla vaimuannid? See küsimus iseenesest oli juba valesti küsitud. Piibel ütles, et igaühele antakse. Ja Efeslaste 1:3, see on üks mu lemmikuid kirjakohti. Piiblis tegelikult, kui sa võtad, jälle on lemmik ja mida sa nüüd valid, aga hetke lemmik on Efeslaste 1:3 on kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Pane tähele, ta ütleb siin sulle. Ta on meid taevast õnnistanud. Ja kui 1. Korintuse 12 ütleb, et igaühele, ja siin paneme Efeslastele juurde, ta on juba õnnistanud ja millega? Kõige vaimuliku õnnistusega. Nii et see on absoluutselt jah ja aamen, et sul on vaimuannid. Need on. Ja miks mul on võib-olla see, ma ei tea, see slaid kadus ära, kas siin oli mingi labides ja see või?
et me võime ka koguduses ja oma vaimulikus elus olla need labidamehed omast jõust. Aga piibel ütleb, et mitte inimliku väega võimu läbi, aga minu vaimu läbi. Meil on need vaimuannid, meil on see üleloomulik vägi, see üleloomulikud annid, et teha Jumala riigi tööd hoopis teisiti. Hoopis tõhusamalt, hoopis efektiivsemalt. Veel üks Eesti klassik, üks mõte, mulle meeldivad Eesti filmid ja Eesti vanad näidendid ja Eduard Vilde Pisuhänd. Seal oli siis selline lugu, kus Pisuhännas siis härra Piibeleht napsas härra Vestmanilt ära ühe hea tehingu. Sest ta tahtis Vestmani nooremat tütart endale naiseks. Ja härra Vestman tahtis seda tehingut kangesti endale. Ja siis ta pakkus Piibelehele, ma annan sulle 50% kasumist. Kui sul on see teater silmade ees, siis suur lokkis pea raputas. Vestman ütleb, ma pakun sulle 100%. Ja Piibeleht ütles, ma olen Maiam. Ja mida ma sulle tahan sellega öelda? Ole Maiam. Ole Maias. Ma ei tea, kuidas Sveta sa seda sõna tõlgid Maias. Gurmaan. Ära rahuldu vähesega. Ära rahuldu labidaga. Ära rahuldu kruvikeerajaga. Ära rahuldu kahvli või vispliga. Võta Jumalast maksimum. Võta Jumalast maksimum. Ja vaimuannid on suurepärased tööriistad selleks, et issand vägede Jumal avalduks. Ja 1. Korintuse 14.1 ütleb veel, et taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande. Kohe nii julgelt Paulus ütleb, ole kohe nõua kohe. Ja ta ütleb innukalt ja see sõna innukas on ole kuum, ole tulihingeline, ihalda tõeliselt, himusta, ole kirglik. Sest asi on seda väärt. Et ära me oleme siis loomulikul tasandil kogudus, vaid oleme üleloomulikul tasandil kogudus. Ja veel üks tsitaat Andrew Wommackist, kes ütleb, et Jeesus ja esimesed apostlid kasutasid ande kellana, nagu see kell, mis koolikell või kirikukell, kutsudes inimesi sõnumit kuulama. Nii et see kelluke, vaimuannid on kui kell, mis kutsub inimesi sõnumit kuulama, kuule seal toimuvad imed, seal toimuvad tunnustajad, seal toimuvad tervendamised ja siis nad tulevad ja siis ühtlasi kuulevad ka sõnumit. Ja Jumal on see, kes siis, see tõestab ka, et Jumal on see, kes tõesti nende läbi räägib. Sest Hebra 2 ütleb siin 3-4. Kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis sai alguse issanda enda kuulutusest ja mida meil on kinnitanud need, kes kuulsid, kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega ning pühavaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi. Lester Sumrall ütles veel, et ei saa omada väikest kogudust, kui selles töötavad vaimuannid. Nii et kes siis veel, kui mitte meie, teeme Jumala, kes on vaim, kes on nähtamatu, kes teevad Jumala inimestele nähtavaks. Nii et kasutame siis neid tööriistu, võtame nad sealt riiulist pakist välja ja hakka avastama, innukalt taotlema vaimuande, et tegutseda üleloomulikul tasandil. Et avalduks issand vägede Jumal. Et aamen minu poolt, ma usun, et ma sain sulle kasulik olla kuidagi, midagi sulle anda, õnnistada sind, nii et Jumal õnnistagu sind. Aitäh Mirjamile, et me võiksime nüüd kõik öelda, et olen Maiam, eks ole, olen Maiam. Selleks töötuba on nüüd lõppenud. Nüüd on sükest vaba aega, vabat ruumi, kui tuleb alles siis õhtutoit ja peale õhtutoitu siis tänane Jumala teenistus, kus Jumala sõna siis jagab meile meie piiskop emeriitus Märt Vähi. Ja samas on seal infolaual ikka olemas see tore kastike.